üle, kus žürii otsustab. Või üks nüüd otsustab. Nüüd läheb kätega tehakse asi selgeks. Jälle jaus kõik läppama. Nii, Marko Erin õnnestus ka kinni püüda, tegemist siis meie oma tapamehega, kes päris uus tulnuk ei ole, ta on ka 51 mootoriga pagiga, tegelikult sama pagiga, aga millel oli natukene lahjem jõuallikas siin. Kas oli ise äkki eelmisel hooajal, kui Läti mehe auto käib küll mootori poolest, ütleme niimoodi, et ideaal ei ole olemas, aga ideaali lähedaselt ja kui mees neid kogemusi omandab, siis mine tea, kuidas on. No nii, kusjuures ma hommikul mehega rääkisin, et nii nagu need Läti külalised meelsust, aga siis ma neile soovitasin, et see trampliin, kus ta seal äsja üle läks ja kuhu nüüd õige varsti üks tapameestest, kumb see nüüd on. Marko Erin jõudmas on, et seal trampliini peal peab küll eeskätt mõistusega sõitma, muidu oled otsapidi võsast seal küll ka liiguja ärajuhtimiseks, et põhimõtteliselt seal üle pingutada ei maksa, siis kui ma pingutad, siis on. Paremusjärjestusega nii need ka kohe hakkame et olge head, rohkem ja ülekordame ei hakka, või pange ennast sinna Kohv oli pool teist. Raadiva toole. See on uus rekord. Ega ma ise ennast hästi ei kuule. Esimene ring on õnnestunud, kohe tulevad need mehed nähtavale ja Mikk Mäesel number 2 on juhtuma läinud. Võrumaa võidusõitja teisel kohal. Number 10, kolmas Toomas Rett, tema tuli siis teisest reast kolmandale välja, number 7, Aigo Ailiski. Hileti võidusõitja. Edasi väikse klassi mees. Number 1 on Kemba Indeks, ka selles hooajal siis number 23, Kemba Rasmussen ja oma mees Vinnist. Number 4 Olari Saarti. Nüüd tulevad siis stardis pakertõnukid ka, et nagu nägite, et siin on see vana 4 kuud ja see startlõpud. Mees Speditšir Vinneks ja Mikko Raivo Raivo on juba kedagi hauganud ja kellelegi sees käinud või on see mingi muu tulemus. Tähtsust ega suht selle pole. Ja Mikk Mäesardis täiesti ebaõnnestunud. Kiire mehega on tegemist.
ja auto võtab kinni. Sellel hooaja sõidu juurde siis Mikk Mäesaart, temast on juttu olnud, et see hooaja puhta puksi läinud, kuigi auto võiks kannatada, minu võimed võiksid kannatada sõita headele kohtadele, aga selle eest teisel kohal sõitab number 10, kelle kohta arvati, et mees on lätlane, ei ole lätlane, peaaegu lätlane, Võrumaa mees see on, kus on Läti piiri lähedalt, loba peale on nüüd juba lipud ka maha võetud, et võistlusreeglid sellised siis meil, et 2 ringi näidatakse kollast lippu ja kui väga ohtlik olukorraga tegemist ei ole, siis võetakse see lipp maha. Nii, tundub on üks ilmselt taas maha tuli, kas rehvik autol turust või muid probleeme ilma võistlusele. Igatahes tähendab, kuidas võistlusele läheb, aga tänu seda kindlasti aitab nüüd siin intermehena ka hommikul arvutiprogramme natukene käima saada. Ma nüüd tundub, et auto lihtsalt tööb, et seal rehvik on kõik omal kohal ja omas küljest. Poolfinaalis sõidetakse 5 ringi, teine poolfinaalis aga põhimõtteliselt ega pikalt ei tohiks olla ja ongi finishilipp olemas, nii et Mikk Mäesaar esimese poolfinaali võitja, aga seda ta on paremgi sel aastal teinud. Poolfinaale võitnud, kuid finaali mitte, mis täna saab. See sai juba ring täiski, mis ära läheb. Sai debüütsõidul ringiga sisse, aga ega see start on kõige paremini tema auto number 51. Aga lõpetab selle sõidu teisena number 10 Sigmar Tammemägi ja kolmandana Toomas Repp number 7 ning neljandana Andres Allik number 8. Nii ja tähelepanu paagimehed, ootame teid eelstarti. Kui sa ei teinudki peab? Magasin maa. Nii et Ardo Kuusilt ja Raivo Raiult ootan tagasisidet selle kohta, kas on vaja remondiaega või on pillid kotis selle autodel päris puruks igatahes. Nii ja paagide sõit parima stardikoha valis muide siis Läti külaline Ardis Ramanis number 71, kes on siis sõitud välja ka parima kontrolli. Näete püüb siin Margus Vaino nii nagu ta stardi võitis Läti külaline Ardis Ramanis ja ei ole midagi öelda. On kõva sõidumees ja kui ta siin oli veel Tammsalu võistlusel natukene probe naudib ja sõidab päris korralikult. Margus Vainomet siis teisel kohal. Vainomet saab täna poolt sünnipäev. Loodaks, et ta sünnipäeva tähistamine viiruks ei ole läinud. Kui Margus vahepeal keerab seal on ikka lappimist ja roolimist üksjagu palju. Aga tänane sünnipäevalaps Margus Vainumets siis, kes konkurentidelt sõpradelt sai ka kesklinnast asjakohase, et võistleja kiiri ei olegi seda vahe pandud. Et kas on siis võetud nii-öelda muurav tempo või lastakse tõepoolest lätlasel võit ära viia siit. No, eks vaatame finaalidele. Ta eelmisel etapil 3 nädalat tagasi Tammsalus Lätil on valitsustööd aga siin on nii-öelda Vainumets siis jälgida vanemate ja targemate konkurentide sõidutraajektoore. Nii ja kahjuks siis kaotab
natukene, tuli meil esimeses ringis kohe maha Vahur Lillmann ja kus seal jaoks meil seisma Marek Leeviste, kes nüüd, üks on seal meil kindlasti selle kollase pagiga Lauri Leiten, aga kes see nüüd tal kanna peal oligi Leeviste vist või kelle kulgemise kohta ma kontrolli olen vahepeal ära kaotanud. Ja Lauri Leiten jäigi seisma, igatahes mööda ta sealt pääses ja Lauri Leiten tundub ka, et liikuma seal sai. Julmer. Mis siin probleemi on, ajad pagin külje ette ja lähen sõidan ideaalselt trajektoori mööda, siis tuli kord demonstreerin seda, et see nii lihtne ei ole, et kõigepealt tõesti tuleb varjuda ja väga loodan, et pikk ja särav karjäär veel seal noorel mehel ees, et see koduraja saadud tuleristseid võib-olla see 5 aasta pärast naljaga meenutab, et 5 ringi tuleb läbi sõita mehel, nii et päris veel käest punktit ei ole. Selle suure manni nool sinna raja kohta on lükatud sellepärast, et seal otsas on voolitulet, nii ja nüüd üles ühes päeva maha, ma soovin ennast ka kuskile sellisest kohta sättud, aga ühe saab võtta põlenud tardi järgi ja kansile parim saab nagu näete, et siis seda tõesti natukene juba sellise ringerpüssi näinud, aga 4. kohal Taarnik, 6. Taparada olid tõepoolest heas seisukorras ja siin oleks saanud ikka nii-öelda täiega kihutada ja raja turvamisel me arvestasime seda ka siin pildidega natukene kaugemale, et selle kohutava kiiruse pealt, mis siin tegelikult kuiva ilmaga testides autodes kätte saadi, siin on sirge lõpus mõõtsime 130 klassile ja ringi keskmine aeg läks kuskil arvutuslikult natukene alla 70. Väike kopp, et võib-olla me siin finaaliks saame lükata seda ideaaltrajektoori või ütleme stardikoridori natukene laiemaks, seda muda teisaldada ühest kohast teise. Aga praegu siis otsustasime veel, et poolfinaalide ajal seda natukene rada siledamaks ja tehnike siledamaks ja ütleme sellistest otsusest kohtades muda peab saada. Nagu näete, et ega ideaaltrajektooriks, aga selline kogemus mees nagu Olari Saarniki läbi jälle Vipaksi kaldas kuskilt kõrvale, et tegelikult vastavalt kõige kõbu on nüüd siin number 33 oma lehmaga on tõeline tropp üle, et seltskonna ees selle rõhmamees või tema jälle jõuga juurde minna ja siis Irkukul on jälle natukene see raske kiivabi sotti või maha keerata. Kiirus kõvasti langes. See on nüüd ka halb üllatus, et teistele sarjas käitud nõugilega oleks raja korrastamise asjad pidada, aga rada on paremaks läinud. Saame kokkuleppele kohe. Mitme seal juhtima saame ikkagi nii, et signal saame meidi praegu liiga palju olukorda ja on juba tagapool otsas veel ongi, nüüd lõbust on vahepeal mööda saanud seltskond ees otsas Kirsnikuga, aga kaudlaha peale kõvasti kossu jäänud. Mõõdetavasti ei ole see sõidab lehmaga.
asjad ja nad liikuda seal on väga halb koht, et see tõesti. Ja Marek Rõbu on selle poolest kuulus, et samasugune võrdselt 3 aastat Tapale on jõudnud ei tohtu. Mõtlistab juubeli 10 korda on ka autod ära, sellega nii palju kui nii vähe, kui auto autodest tasakadele tuleb seal, aga eeskäevad kiiresti ikkagi jätkuvalt 2 liitrit maja seal Ladumägi, siis 3. ainult, näete, mis on minuga lähed ideaaltrajektoorilt välja, Repp üritas niimoodi, et võtab väljast poolt, et saab sellest aeglaselt liikuvast kodust mööda. Läksime teine peale, oli kõik otsis. Lehmad võivad mööda. Solari saargud ja ka siin kõik jätavad vahel päris head tuttavad, kutsime õigused järgi. Ja vahele siin mööda Repist läksime, ütleme niimoodi, et Vestmisaar kõigi, kellest mööda sõita, kas või Rõbu, mis sõidetakse. See on kahju natuke. Kontrolli ja ma usun, et Mart läks juba vist ise ka selle juurde, aga kopamees, kollase kopamees, ole hea, mine oma kopa juurde ja nagu see sõit saab tehtud, nii teeme kiiresti ja kaua, et kopamees lõikasse kohe üles, pannakse koppa sisse ja nii nagu mehed vaja pealt on tulnud, nii teeme siin selle stardisirge kurvi korda, et vähemalt see stardil väga suur loterii ei oleks. Proovida, aga siis see klass veel ellu ei läinud. Start on antud. Nüüd vaatame, kuidas saab olla, aga seal esimene veeloik kohe tõmbab mõnedel meestel hinge kinni, kellel seal nüüd oli nii ja Margus Vainumees teeb nüüd parema stardi natukene kui Margus Raamets. Märjaks saamisi asju on, Liida neid pagiklasse Kevin kord boksis, aga loodame finaaliks ikkagi kõik mehed rajale pääsevad. See auto maha lõppes tal ja mees ei saanud sõidu lõpuni välja ka, sest keegi ei tahtnud selle jääkilma vette ronida ja siis istuti kapoti peal ja ootas, kuna teda ära päästetakse. Näis nende vahendama tööle sisu ka, et see trampliin, kus ta nüüd praegu üle läksid 2 liidrit, kui Marko vanasti jõuab, see trampliin tegelikult jõuab sellist ohtlikult ja tõistist põhimõtteliselt, kes teavad need oskavad, sinna tuleb nii küüd kutta ajada ja teiste 7 ehk siis Vainumetsa ja ette on väga tark rääkida, et võib-olla mehed eksivad ja ei tee täpselt niimoodi, aga ideaalis peaks asi nii olema, et Vainumetsa auto rattati praktiliselt seal ja vaadata, kuidas lätlane sealt järgi üle. See nüüd ta läheb sealt teist poolt ja seal viskab auto mehkida, kui palju ta maha tule peab.
ja kolmandaks on Lauri Leitendel, kes Marko Eri number 22 on väga ahnetavad. Halliks Marko Eri lihtsalt kiisatamast käinud. Aga jah, põhimõtteliselt siis see oli see rada teha selliseks, nagu siin see stardikurv on. Et see ilmada, et midagi oska teha öelda. Kui jumala kaljuna koju ja siis on väsinud ja siis ta ei taha, et mehaanik kuskil kokku pikali magab, siis tegelikult varsti ära, sest pool johkast on kaunustatud. Lätlased ei ole nagu mida me üritasime keelata, et Läti pagid üle kiir ja lõpuks on 60 eurot läinud ka. Ma usun, et neile jäi nüüd ka elus saaks meelde saada. Nüüd on autol nüüd kukuvad igasugused kohtid. Mööda seda. Me korraldasime pühapäeval nüüd autokrossi, siis oli alati see jama, et üks päev jäi puudu. Oleks pidanud esmaspäeval korraldama. No nüüd tõime ettepoole, ikka peab esmaspäeval korraldama, nüüd peab mõistlik 2 päeva puudu. Nii, aga Margus Vainumets on selle sõidu võitnud. Läti külalisele Ramanisele teine koht. Ma ei oska nüüd öelda, kui kaugel see stardiprotseduuri olukord praegu on, siit hästi ei näe, aga stardiprotseduur ise on siis selline, et kõigepealt näitab peakohtunik või stardikohtunik, kuidas mõnel võistlusel tavaks, ja näitab tahvlit numbriga 30, mis tähendab, et kuni 30 sekundit stardini, siis tahvlit numbriga 10 kuni 10 sekundit stardis ja nüüd on juba ära kustunud foorituled. Ja Mikk Mäesaar võtab parima stardis ja just arutasime, et kas on sellist või väljast parem stardida, aga stardist näppu lõikasse siis reedid raja peale ja ma vaatan, kas siin kohtunikul on abis. Sellised nagu nad siin on praegu, et noh, nad tuleb ka survepesuriga õhtul puhtaks pesta kõik, aga nüüd nagu nägite, abiliselt on majas korralikult, kõik on tehtud ja Mikk Mäesaar kindlalt juhtimas praegu esimese ringi järel, Simar Tammemäe teisel kohal. Toomas Repp sai siin suhteliselt hea stardi, aga tema sai sama kiirustanud siis Ott Teba number 1, edasi 21. Marko Kuus, siis 66, Ilmar Nielsen 23. Rasmussen 3. Finissi kurvi, sest siin ja vaata ise muidugi, et ega see ring läheb kiiresti, see rehv tõmba jah sealt just ära. Selline see kohtuniku amet on ja mis te arvate, palju poisid teenivad, ega palju ei teeni 20 eurot selle mudases mäkerdamise eest, et palun väga, kes tahab tulla läbige väike koolitus, kuulge, olete teretulnud kohtunikeks, aga siinkohal tahan küll siiralt tänusõnad öelda nendele poistele, kes selle vihmaga siin on selle väikese taskuraha eest nõus olema sellised, nagu nad siin on praegu. Et noh, nad tuleb ka survepesuriga õhtul puhtaks pesta kõik, aga nüüd nagu nägite, abiliselt on majas korralikult, kõik on tehtud ja Mikk Mäesaar kindlalt juhtimas praegu esimese ringi järel, Simar Tammemäe teisel kohal. Toomas Repp sai siin suhteliselt hea stardi, aga tema sai sama kiirustanud siis Ott Teba number 1, edasi 21. Marko Kuus, siis 8.
Valdemar Nielsen 23, Jürgen Rasmussen 33, Marek Kõbu ja 51 Jüri, nüüd läks perekonnani täitsa meelest ära, ma olen täna pidanud. Ei ole palju võtnud ka nagu kõrvad tööd läks, aga uue mehega tegemist ja nüüd ta oli hommikul oli veel pool vähemalt keelest ja nüüd no on siis Jüri tänade võistluse jooksul, on Jüri küll heitis 2 Mäesaart ja 2 Tammemäge ja ott siis ole mees ei jaga siin neid asju, aga praegu on need mõlemad ma ütleks õnnetuseks üks, sest Mäesaar ja Tammemäge lisada ainult konkurents. Korraga tõusid Tammemäge isa ja poeg, aga praegu on siis Tooras Vend ja poeg ja Toomas Vend kolmas ja Vend lätseklassi mehed. Oleks see vabanud lätseklassi mehed võinud siin liidutega täielikult heidata, aga selle ligeduse peale siin võib olla ikkagi see 53 üle 50 vahepeal saanud mööda Andres Allikust, aga ega oli ise ka siin näpukad tegemas ja nüüd Andres Allikust samamoodi Raivo Raivo number 11 ja viimane Nõmas Kõve on nimelt süsteemi väline Kõve omad rohkem mehi ei ole kui tema 3 etapi järel üldse teisel kohal ja tegemist veel väga huvitava mehega selles mõttes, et sellest ajast, kui ta parajasti töö tegi ja reaalsegressi on siin vanad ehitab, ta rännetel 12 kas ööautod või bussi hoovi peal korralikult restaureeritud musta numbrimärgiga, nii et väga tõsine hoid oli ja lüsinud seal kodupüüsel on osa autosid on küll maapõpüüsemise laiali, et kui satute Raivo jõudis Raivo Raivo tuleda ei saa vähemalt praegu veel mitte roheline tuleb siin punasest 12 meeter ka. Et rada ja rajal on sõidetud üks trajektoor sisse ja ega naljaks möödamise võimalust ei ole. Ja tegelikult eks ta oleme füüsiliselt meestele väsitanud. Ma usun, et ega see sõit praegu tundub veel rahulik, aga pole pooltki läbi. Ma usun, et seal tagapool hakkavad veel need aksakud ja eksimised tulema, kõik samas võib tunnistada, et mõnegi autod on natukene võrdsemad, et see rivi nii pikaks ei lähe, aga ju siin ikkagi libedaga ja ongi meeste võimed sellised, et Toomas Vend kolmandal Olari Saardi saanud sõitki juba korralikult lahti, aga kõik on kagust pikaks lastud, et siin on tegelikult see, et kui sa kurvis natukene valel ajal pidurdad või natukene rooliga vedela peale jõuab ja ongi kogu mood siin natukene vastu saanud ja see roheline panigi mööda. kolmat pistest on ruumis, seda ma ei oska öelda, aga tegelikult vist on hea meil vaadata Mikk Mäesaar juba jõudma ka ringiga maha jõuatele järgi, nii et seal tuleb ilmselt siin on üks kamindest välja võtta rohkem ja hakata kus on lipupositsioon lippuvale mehele ajavad. Tähelepanu paagimehed, Jaen Utsastikina paagipaas alusta starti, saadi ratsa. Tähelepanu paagimehed korjati kõik need paagimehed kokku, kes kuskil raja ääres on ja suure jooksuga äkki saame enne lihtne, mida tuli vastu peale. Mikk Mäesaar ikkagi jätkuvad liider, temal probleeme ei ole, keegi on nüüd seal ringiga saanud. Kui see on vist virge tahtlustan, aga ega ikka enam kaugelt, kui ma varem ikka need autod järgi ja disaini järgi ära, siis Ori suudab autod ilmalt suudab ära sõita. Teisel kohal Sigmar Tammemägi, see tähendab ka nüüd, et kui need nii lõpetaksid, siis sisse saanud. Ja edasi kolmandana peaks tulema Toomas Redbull, number 7, vahepeal on Marek Kõbu, tema on ka riigi sisse saanud suure tõenäosuse järgi. Huvitav, kas Kõpsile ei näidatud sinist pult, nüüd sõidavad nagu sinist pult, sinist tippu. Nüüd sõidavad kogu see 2 Redbull,
ja uus liini ka veel seal kambas, 2 meest on ringiga saanud, 2 ei ole, aga see tagumise otsa meestega tuleb, ei olegi Tapal olnud, aga põhimõtteliselt kogu selle jutu käigus on kuiva nahaga ja esikohaga lõpuks ometigi sellel hooajal tagasi jõudnud Mikk Mäesaar, teine koht läheb Siimar Tammemägile, siis tuleb seal vahepeal veel Raivo Raju ja siis kogu sinist lippu. Igatahes Raivo Raju saab ka lipu ja ongi, Marek Kõbu on jätkuvalt selle pika rongi eesotsas ja nüüd on kõik, kes ülejäänud liibuvad, on sinna sappa haakinud. Marek Kõbu küll kogenud sõitja, kas ta nüüd nimelt tahtis meestel hoogu maha võtta, et sõita, vaadake ise, kui kehv on nii aeglaselt sõita või milles asi, aga no kohad seal ei muutunud ja üldiselt oli ka niimoodi, et tegelikult meedki kontrollisid olukorda, et Repil ei olnud vaja Kõbust enam kuidagi mööda minna, 3. koht oli tal igatpidi käes. Saartiidul oli oma klassivõit nagunii käes, see 4, kas ta Repist mööda surub või ei suru, seal ei olnud ka mitte midagi. Kuule, see tõmbas oma kuudi täitsa risti. Ai, nüüd see. Ei, ikka tahab käima. Üks tahab, et käima, teine näitab, et viige minema. Käinud ka teistel autokrossidel jutuajamise kommenteerimas. Mäletan, et 1 aasta Varspuraja peal oli selline võistlus, et me lugesime kokku, kui palju Marek Kõbu sõitis pagiga oma jala peal ja palju traktori nööri otsas, siis traktori nööri otsas tuli rohkem ringi kui oma jala peal. Aga praegu täna vist jälle teeb sellise tempo, et ühtegi pagiga nii palju tõmmatud, kui tema oma sellega kõik muud asjad. Ja kooris tuleb tükkivad kustavad nii ja kes on nüüd pääseb esireas siis Läti külaline Raavanis ja Margus Vainumets ja Raavanis võtab nüüd jällegi panema stardi, paneb Vainumetsale väikse kolksu ka, nii et Margus tuli seal lihtsalt õigelt koduna, nii kolmandana Morditi ära, et seal selle tõttu hakkas kohti käest andma ja mees ise väsis, aga nüüd loodaks, et kliinika ikkagi vastu peab. Ja teine põhjus, mis Vainumets nüüd, mitte see jutt ei ole räägitud see on ka kõva põhjus. Aga nagu sa ütles, esimese poolfinali Pagi peab vastu alla, ta tükib võib-olla väsima ja natuke kogemusi ka mees siin juba teist või 3. ringi näitab osavalt, kuidas pagiga limeda peal sõita ja nüüd Margus on jällegi Sults on vabadust väljas. Kõrgel tuleb tahab seal jalga kaardiga tahavad maha ja Marko Erin nägi ka sellist lipu ja ta võttiski väga viisakalt, võttis välistrajektoori peale, et mitte segada. Loodetavasti ta näeb, et tal oma hea sõber peavad reisitust võtta. Või on rehvikurud saanud, kuidagi väga laevatul oli see auto, aga võib-olla ma nägin ka valesti. Eks vaatame järgi. Aga Margus Vainumets ikkagi üritab, punnib kuni viimase kurviga Margus tuli siin nüüd kõvasti Vaata nüüd tagu seal läbi jälle eksis ja nüüd ta nii et seal võiks olla ringe küll selle kommenteerimise kõrvalt lugeda, ausalt öeldes ei jõua, aga mingi sisetunne on kuskil tekkinud. Ei, siin leediste autod rattad on kõik alles, ainult ühe tiiva on kuskile vähe peale maha ja Lauri Leitson on nüüd natukene loobunud, nii auto finissi juba Läti oma küllalt teiste kohad siin etapi
esikoht Andris Raamonis, teine Margus Vainumets, jagudast ei saanudki. No mis teha? Äkki on see jagu saamine siis, et ma ei tea, ma peaks nendest toimuvast võistlusest, aga kõigil on tõesti selle kohta suured ootused, et äkki saab üle pikka aja ühe tõelise veo ajal. Ja siis oli vist 11. august kvartkaotusel ajal, nii et selline meie graafik. Siis septembris tagasi Tapale ja hooaeg lõpetatakse Hinsas. Nii et head koduteed, ma arvan, et täna vist kulub üks väike 100 grammi ka kindlasti ära teile. Rohuralli Rakvere laululauval 9. juunil algusega kell 16. Shannon, Smiler, Kuum Tantsussõu ja Ruup